Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused. Ettevõttes liiguvad isikuandmed iga päev, aga mitte juhuslikult, vaid kindla põhjuse ja eesmärgiga. Iga kord, kui andmeid kasutatakse, peab olema võimalik aru saada, millisel õiguslikul alusel seda tehakse ja miks see on vajalik. Kui inimene töötab ettevõttes, siis on osa tema isikuandmeid vajalikud näiteks töölepingu täitmiseks. Ilma nende andmeteta ei saaks tööandja korraldada töösuhet ega täita neid samme, mis käivad töötamisega lahutamatult kaasas. Tööleping annab aluse teha neid toiminguid, mis on töölepingus täitmiseks vajalikud. See puudutab näiteks tööaja arvestust, ligipääsude loomist, palgaarvestust ja töövahendite korras hoidmist. Nii saab pärast lepingu sõlmimist teha kõik vajalikud sammud, mis on vajalikud just tööülesannete ja töölepingu täitmiseks. Mõned andmed tuleb edastada, sest seadus nõuab seda. Sellisel juhul ei tehta seda vabatahtlikust soovist, vaid sellepärast, et ettevõttel on konkreetne kohustus tegutseda kindlal viisil ja esitada vajalik info. Teatud juhul võib ettevõttel olla õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks. Näiteks selleks, et kaitsta oma vara ja tagada turvalisus. See tähendab, et andmete kasutamisel peab olema mõistlik ja selgelt põhjendatud vajadus. Selle kohta peab olema tehtud ka kirjalik analüüs, mis näitab, miks see töötlemine on just sellisel viisil vajalik ja kuidas on arvestatud puudutatud inimeste õigustega. Aga see peab olema mõistlik, piiratud ja inimestele arusaadav. Jälgimine ei tohi ulatuda sinna, kus selleks ei ole vajadust ning inimesel peab olema võimalik aru saada, kus, miks ja millistel tingimustel seda tehakse. Näiteks puhkeruumides, riietusruumides ja tualettruumides ei ole kaamerate kasutamine lubatud. Kõik, mis ei ole töö tegemiseks hädavajalik, peab põhinema töötaja nõusolekul. See tähendab, et inimesel peab olema päriselt võimalik öelda nii jah kui ka ei. Ilma, et see mõjutaks tema põhitööd, tooks kaasa negatiivseid tagajärgi või tekitaks survet nõustuda. Hädaolukorras võib isikuandmeid kasutada siis, kui on vaja kaitsta kellegi elu või tervist. Need on olukorrad, kus kiire reageerimine on tõepoolest hädavajalik ja vajalik info võimaldab inimest õigel ajal ja kiiresti aidata. Mõnel juhul täidab ettevõtte seadusest tulenevat ülesannet. Siis kasutatakse andmeid selleks, et täita konkreetset kohustust või ülesannet, mis ei tule ainult ettevõtte enda huvist. Iga kord tasub küsida, mille alusel me neid isikuandmeid kasutame. Kui alus on selge, on lihtsam teha õigeid otsuseid, selgitada oma tegevust ja kasutada isikuandmeid nii, nagu see oleks päriselt vajalik, põhjendatud ja lubatud.